Toidu käibemaksu langetamise petitsioon läks sel nädalal lõplikult hingusele rahanduskomisjoni hääletuse tulemusel. Sellest on kahju, aga sellega on kõik selle koalitsiooniga, et valimised varsti tulevad. Ma arvan, päris mitme erakonna programmist ta saab olema, nii et ma pigem arvan, et võib-olla tehakse varsti ära, hoolimata Reformierakonnast. Kui arvamusküsitluste hetkeseis valimistulemustesse kanduks, järgmisel aastal Riigikogu valimistel oleks suure tõenäosusega järgmine valitsus Isamaa ja Keskerakonna nägu. Need kaks erakonda lubavad, et teevad siis ära selle langetuse. Loomulikult inimeste toimendulek peaks olema prioriteet number 1 peale demograafilise kriisi probleemi lahendamist. Ja loomulikult me seisame selle eest, et toiduained muutuks odavamaks ja me näeme selgelt, et käibemaksu langetamine on üks viis, kuidas toiduainet odavamaks ka teha. Ma lihtsalt tuletan meelde, et nende aastate jooksul on toiduainet kallinenud Eestis 57%, mis on tunduvalt rohkem kui mujal Euroopas. Meil on kaudsete maksude koormus liiga kõrge ja eriti just nimelt, mis puudutab väiksema sissetulekutega inimeste jaoks toiduainete hinnataset. Ma arvan, et toiduainete käibemaksu alandamine oleks mõistlik. Selle ettepaneku me tegime ka 26. aasta eelarve oma alternatiivis, mida valitsus ei toetanud, aga siis tuleb see ette võtta 27. aastal. Reformierakond ei toetanud mõtet juba siis, kui petitsioonile hakati allkirja koguma. Sisuliselt riik loobub sadadest miljonitest, aga hind oluliselt sellest ei alane. Et igal juhul see on selline sõelaga vee kandmise meede, kus valija on tänulik, aga poliitiku südametunnistus on must. Kaubandusketid on lubanud, et see kajastuks poodide hindades. Teiste Euroopa riikide kogemus käibemaksu langetusest on vastuoluline. Kui kogu käibemaksu langus läheks hindadesse, langeks toiduhinnad eelnõu järgi 12,8%, ehk iga euro kohta tuleks maksta 87 senti. Kuid mis oleks katteallikas, sest riigieelarvesse tuleks kuskilt mujalt raha ikka võtta, seda summat niisama kuskilt mujalt kokku ei hoiaks. Reinsalu ütleb, et ega siis inimestele see raha kätte ei jääks, vaid ostetakse rohkem ning käibemaks laekuks endiselt. Tegelikkuses on ka Toiduliidu analüüs, Coop on teinud selle arvestuse, on toonud välja, et see osa raha laekub ka tagasi aktiivsema ja vilkama majandustegevuse kaudu, sest üks asi on käibemaksu alandamise mõju sellele, et inimesed jaksavad osta, ütleme põhitoiduaineid, nagu köögiviljad ja lihapiimatooted, aga teine mõju on ka sellele, et sellel on ka positiivne mõju just nimelt Eestis toodetavale toidule ja selle majandussektorile. Käibemaksu langetust ei ole võimalik teha vastavalt toidu päritolule, odavamaks oleks läinud ka välismaalt tulev toit.